ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 34. Ärikäigus räägime inimestega, kes oma ettevõtlikkuse ja energiaga meile on silma jäänud. Samuti tuleb siin saates juttu teemadest, mis ettevõtlikele inimestele laiemalt huvi võivad pakkuda. Täna räägime teemast, mis puudutab igapäevaselt igaühte meist. Me räägime söömisest ning sellest, kuidas ettevõtte nimega Yummy on söömist muutnud ja muutmas. Tere tulemast ärikäiku, Yummy asutajad Karl Paadam ja Martin Salo. Tere. Tervist. Ja tänast saadet juhivad Marta Peril-Grauberg ja Kaire Külli-Vaatman, tere. Karl ja Martin, alustame siis täitsa algusest. Yummy ei ole mitte kogu aeg Yummy olnud. Me teame teid Eestis rohkem Clean Kitcheni nime all. Alustasite selle brändiga siin turul aastal 2020. Aga kas see oli see päris algus või tegelikult on need juured kuskil kaugemal? Karl. Jaa, aitäh ja tore, et leidsite meie jaoks aega. Yummy, tegelikult minu ja Martini ühine minevik on kuskil 20 aasta taga. Et me oleme olnud ettevõtjad erinevates ärides nii õigusmaastikul kui tehisintellektis ja otsustasime pandeemia ajal, et Eesti toidusüsteem vajaks muudatust ja päris palju ettevõtteid on meie sektoris maailmas olnud hirmus edukad ja tegelikult see kuidas Yummy toitu pakub, on muuhulgas üks väheseid viis tegelikult, kuidas online'is toiduga raha teenida. Et meie mudel on tänaseks ennast Eestis kenasti tõestanud ja meil on hirmus hea meel, et meil on palju toredaid kliente, kes juba Eestis selle nagu omaks võtsid. Kus see mõte ikkagi tuli? Kas te nägite, et keegi sellist asja juba kuskil tegi või oligi, ma ei tea, koroonaaeg see, kus restoranid pandi kinni ja inimesed pididki hakkama kuidagi kodus hakkama saama ise? No see idee tegelikult tuligi sellest, et sai kärutud, mismoodi võiks olla nagu, mis maailmas hakkab nagu muutuma ja kuidas nagu täna kõik see olukord on ja siis me arutasime, et kogu see problemaatika, mis käib restoranide ümber ja kuidas siis nagu see toitumine võiks nagu olla ja kogu see koju tellimine ja siis nii-öelda ma olin tegelikult Londonis pikalt elades, olin kursis selle formaadiga, mis siis nagu need heinekomplektid või meal kitid siis on ja ütleme, kui me hakkasime vaatama, et kas siis Eestis on midagi sellist, siis tuli välja, et ei ole ja mitte ainult Eestis ei ole, vaid kogu siin nagu lähiümbruses on täiesti puudus see teenus, mis on mujal pool maailmas juba päris populaarne. Aga te ei hakanud siiski ise neid toidukomplekte kokku panema, et te võtsite appi ühe tuntud koka, et kuidas see koostöö teil algas? Ja miks just tema? Miks just Orm Oja? Orm oli ja on jätkuvalt meie hea isiklik sõber ja nii nagu vahel ikka mingid algused on natuke juhuslikud, siis sellist köögipoole kompetentsi oli Ormil selgelt ju kõige rohkem. Et ja niimoodi see alguse saigi. Mäletate ka, mis oli see esimene meal kit, mis te kokku panite ja kuidas üleüldse see algus läks, et kes oli teie esimene tellija? Esimene tellija vist oli Martini vend, ma arvan, kui ma ei eksi. Mis talle sinna pakki siis pandi? Martin, kas sa mäletad, mis seal pakki olla? Kui nüüd täiesti ausalla, siis ei mäleta, et see läks nagu väga kiirelt nagu tööle selles mõttes, et me alguses, enne kui me üldse selle asja püsti panime, me tegime väikse uurimuse kuskil 500 inimesega, eks, et mis te sellest arvate, kuidas te tänast igasuguste võimaluste rahul olete. Vaatasime, et nõudlus on olemas, siis tegime nagu siukse prototüübi, et enne kui meil üldse nagu midagi püsti oli, siis tegime paar katset, et meil panime mingisugused retseptid ehitasime nagu valmis ja siis panime need kokku ja samal ajal, kui me nagu testisime oma nii-öelda neid baasasju, siis me ehitasime kogu seda nagu lehte üles ja siis ta nagu läks ja see maht nagu
kasvas ikka alguses väga kiiresti, nii et ei mäletagi enam detailselt, mis seal nagu alguses läks, et tänaseks on meil üle 1000 retsepti erineva, mille hulgast nagu valida, aga me juba alustasime päris suure numbriga, ma arvan, et nagu nendel esimestel nädalatel seal oli juba vist nagu kuskil seal 50 erinevat võimalik valida. Kas te olete mõtelnud koostööd teha ka mõne teise peakokaga, et näiteks peakoka põhised retseptid, et need on Ormoja retseptid ja teised on Angelika Udekülline retseptid näiteks? Ja, miks mitte, et me oleme kaalunud ja oleme mõelnud nende asjade peale ka, aga tegelikult võib-olla, mis on vaatajatele, kuulajatele huvitav teada, on see, et kõige paremad kokad tegelikult on meie kliendid ise. Et see algus võib-olla on hästi oluline just mingisuguse hea renomeega kokaga alustada, kellel on hea käsi, aga mida rohkem kliente ja einekomplekte meil on, seda rohkem on meil andmeid ja nii nagu iga teine tehnoloogiaettevõte, siis nende andmetega me töötame iga päev ja kliendid tegelikult ütlevad meile väga täpselt, mida nad tahavad süüa. Nii et võib öelda, et siis läbi selle teie tegevuse on võib-olla paranenud ka eestimaalaste kokkamisharjumused ja võib-olla oskused süüa teha. Ja toitumine ka. Ja toitumine ka, et tervislik toit on ju ka see üks teie väärtusi. Absoluutselt, selles mõttes üks huvitav kliendisegment ongi vanemad, kes tahavad oma lapsi õpetada toitu kokkama. Et ostetakse see mealkit ja antakse siis lastele ette ja siis kuna seal on kõik ilusti piltidega näidatud samm-haavalt, kuidas meiega kokata, siis nii-öelda saades paar sellist ägedat retsepti, mida nagu lihtne teha, kui nad näevad, kui kergelt see tegelikult välja tuleb, siis neile jääbki see nagu külge, et see on nagu päris lahe, kui oma lapsed saavad ilusti kõik selle selgeks õppida ja kuna nad on selle ise teinud, siis nad seda ka hea meelega söövad. Nii et eks lapsevanemad teavad, kuidas selle söömisega tihtipeale on, aga kui sa ise oma käe oled külge pannud, siis läheb see loomulikult palju paremini. Kuulge, kas te ise ka kasutate, tellite oma neid pakke? Muidugi. Kas te restoranis üldse käite veel? Vahel ikka, et see einekomplekt on selline huvitav teenus, et meil on erinevad kliendisegmendid, et mõned kasutavad seda tõesti igapäevaselt, mõned kasutavad igakuiselt ja mõned niimoodi rohkem sporaadiliselt, et ma arvan, meie jaoks Martiniga on see tõesti kujunenud üheks selliseks oluliseks elu nagu osaks, mis nagu päris kindlasti lihtsustab nagu seda kodust asjaajamist ja päris tore on nagu ka, aga jah, et nii on. Aga te mainisite, et teil on 1000 retsepti, see tähendab seal neid erinevaid koostisosasid on tuhandeid. Et kuidas te nende koostisosade valikul, kui te oma neid toidupakke kokku panete, kui palju te mõtlete sellele, et kus see toit pärit on näiteks, et kas teil on seal mingisugused koostööpartnerid ka, kes teid varustavad või kuidas see pool toimib? No loomulikult see valik ühelt poolt võib tunduda, et tegelikult 1000 retsepti jaoks on vaja nagu 10 000 erinevaid asju, aga tegelikult ei ole. Et see ongi üks nagu nii-öelda huvitav asi, et selle nii-öelda valiku saab teha nagu väikseks ja see teeb seda kogu protsessi nagu lihtsamaks ja seeläbi saabki nagu õppida, ütleme päris kasutades erinevaid tehnikaid ja need saabki päris rikkaliku nagu toidulaua nagu kokku panna ja nende nagu toiduainete nagu ostmise koha pealt ongi nii-öelda see võti seal, et leida sellised partnerid, kes ütleme meie mahtude juures suudavad ka seda kvaliteeti näiteks pidevalt hoida. Et on hästi oluline, et kui me näiteks tellime nagu kana, et siis see tuleb kogu aeg ühtlase kvaliteediga, et see ei kõiguks. Ja see on nagu siuke huvitav õppetund, et see ei olegi nii lihtne, kui võib tunduda, et hästi oluline ongi leida nagu sellist nagu ühtlast kvaliteeti ja see on nagu siuke päris nagu korralik töö, et see on ka meil nii-öelda üks nagu eduvõti, et me nii-öelda tegeleme sellega nagu aktiivselt, et kogu aeg meil oleks nagu head partnerid olemas, kes suudavad seda kvaliteetset toorenet tarnida ja ütleme me siin läbi ajaloo, et osad meie
partnerid on ka nagu tänu meie klientide nõudmistele nagu ka pidanud oma nii-öelda kvaliteeti siis nagu parandama, eks ju, et see on jah täitsa omaette töö. Palju te kasutate kohalikku toodangut ja palju on sisse toodud? Ja näiteks munad, kana, mis on sellised asjad, mille üle me nagu tunneme uhkust, on ju, et ikka tahame ju mahemuna ja nii edasi. Jah. Ma hakkasin just täpselt sellele küsimusele vastama. Ma arvan julgelt enamik on täna kindlasti kohalik, et me nii-öelda selle äri, ütleme selline filosoofiline pool inglise keeles nii-öelda from farm to fork on alati olnud algusest peale üks meie nii-öelda juhtprintsiipe, et muuhulgas toetada kohalikku toidumajandust, aga tegelikult seal on üks lihtne põhjus veel, et inimestele ju tegelikult meeldib hea Eesti asi ja nii samamoodi kõikidel järgmistel turgudel, kuhu me laieneme, et seal on samamoodi plaanis kohalikku toorainet kasutada nii palju kui võimalik. Et kohad, mida me saame võib-olla nagu rohkem väljas sisse tuua, ongi need asjad, mis kas Eestis ei kasva või ei ole hooajalised. Okei, ma küsin selle koha pealt, et te mainisite ka, et te olete ikkagi ju tehnoloogiafirma ja teil on palju andmeid. Et kas teie teate kõige paremini, et mida eestlastele meeldib kõige rohkem õhtusöögiks süüa? Mida neile meeldib kokata? Kusjuures see on sellised lihtsad, kiired retseptid, nii-öelda, et üks hästi populaarsed on kanatoidud tegelikult, et seal seesamine meekana või kana, siuke indiapärane, et need on alati nagu tipus ja mis inimestele väga palju meeldib tegelikult on ka kalatoidud. Ma arvan, et see on ka nagu ühelt poolt see, et kui me nagu selle retsepti teeme ette ja anname nagu inimestele valida, siis nende valik on tegelikult teistsugune, kui nad oma pead läheksid nagu poodi ostma ja see ongi see huvitav aspekt, et sa õpid hästi palju erinevaid toite, erinevad uutel viisidel kokkama ja see on see, mis paljude jaoks selle teeb põnevaks, mitte lihtsalt, et see on nagu lihtne, vaid et sa õpid palju uusi asju, nii et tegelikult see valik, mida nii-öelda meil inimesed valivad, on päris kindlasti natukene erinev, kui ma arvan, et sa läheksid poodi ja hakkaksid ise ostma, eks. Küsin veel seda, et jällegi andmetest lähtuvalt, ma kujutan ette, et suur osa teie kliente on ikkagi Tallinnas, Tartus, aga kui palju nagu Eesti muudes paikades teie teenust kasutatakse? Või see jääb liiga kaugeks ja kättesaamatuks? Ja mõni väike punkt. Jah. Vastupidi, me oleme algusest peale põhimõtteliselt oleme pakkunud üle Eesti nagu transporti, et meil on kliente nii Saaremaal kui Hiiumaal kui ka kõige kaugemates nurkades, nii et põhimõtteliselt toimetame oma pakke igale poole. Ja eks ole, üks on see asi, mis on, eks ole, toit, aga teine, et kui me räägime sellisest nagu kitist, et siis see on ikkagi tähendab ka nagu päris palju pakendamist, et kuidas te selle poole olete ära lahendanud, et selle prügimajanduse, et mis sealt siis nagu alles jääb, kõik asjad te panete ju valmis nagu kogused pisikestesse topsidesse. Jah, siin on kaks päris olulist aspekti siin, et üks on see, et me loomulikult, kui me toome järgmise nädala nagu toidud, siis me võtame ka hea meelega vastu kõik need külmakotid ja siis nii-öelda selle pakendiga, et see on meil nagu üks osa sellest teenusest, aga teine aspekt selles toidupakendis ongi see, et kui me vaatame toidu jalajälge nagu tervikuna, siis kõige suurem osa toidu jäljest, kui me räägime näiteks nagu nii-öelda CO2-st, eks ju, et siis see tekib tegelikult toidu tootmisest. Et kas siis nii-öelda ongi see liha või taimed, ükskõik mis, et see nii-öelda kõige suurem osa on see tootmine. Pakendi jalajälg on nagu tegelikult kogu selles tsüklis üliväike, et palju suurem osa tekibki sellest, et kaup läheb raisku või toit läheb raisku ja seda tekib jaekettides ja tavalistes poodides oluliselt rohkem kui meil, sellepärast et meie tellime täpselt nii-öelda kogused ja ainult need asjad, mida inimestel on tarvis.
ehk siis nii-öelda see läbi, et me pakendame kõik täpselt parajates kogustes, see väldib igasugust raiskamist, ehk siis nagu tegelikult see nii-öelda uuringute järgi siis meal kit'ide jalajälg on kuskil, kui me räägime ühest einest, mis sa keskmiselt siis valmistad, on kuskil 30% madalam, kui sa tegelikult seda ostad jaeketist. Kui me võtame nüüd tervikuna, et kus siis nagu on transport, pakend ja see toidu valmistamine ise. Ja teine pool, võib-olla lihtsalt numbriliselt, et meal kit'id ka isegi pakendi aspektis on kuskil 20–30% tegelikult vähem pakendid, kui seda on poes. See ei tundu nii alguses pealt vaates, aga see on faktiliselt tõestatud. Ja sest et pakend ei ole tegelikult ainult see, mida lõpptarbija näeb, sest et kogu selles, ütleme, selles ahelas on pakendeid veel väga palju mitmes kohas, eks ju, et kuidas ta jõuabki siis sealt farmist lõpuks kliendini ja mitu vahelüli seal on. Meil on see tegelikult väga lihtne, ta tuleb sealt farmist, meile lattu, me paneme sinna karpi, siis jõuab sulle koju. Et kui me vaatame seda tsüklit, mis on nagu seal tihtipeale seal jaeketis, seal on väga palju erinevaid nii-öelda vahesamme, eks ju, et mis meil jäävad tegemata. Et meil on nagu üks keskladu, kust see kõik välja läheb. Ja ma tegelikult tahtsin korraks algusesse tagasi minna, et te oma lehel ütlete, et Yummy elu sai alguse Soomes koos Ruokaboksi brändiga. Et rääkige sellest palun ka natukene. Ja, Yummy tegutseb Eestis Clean Kitcheni brändi all ja Soomes Ruokaboksi brändi all. Et Soome Ruokaboksi founder Juhana alustas tegelikult sellega mõned aastad varem kui meie ja tema on eluaeg nii-öelda praktiliselt olnud toiduaine äris. Et 20 aastat kõigepealt Rimi Balticus ja siis ICA's, mis on Rootsi või Skandinaavia üks suurimaid toidukette. Tema ehitas üles selle e-kaubandusbusinessi ja üks osa sellest Rootsis oli ka einekomplektid. Ja siis ta nägi täpselt samamoodi nagu nägime meie, et Soomes oli puudu see sama teenus ja nii nagu seda peaks tegema ja on väga-väga edukalt sellega seal hakkama saanud. No te olete Eestis praegu number 1, aga kas teil on ka konkurente? Üht koma teist nagu natuke on näha, et te olite nagu vist teerajajad, aga teil on ka järgijaid. Ja, et see on selline konkurendid on ju kõik tegelikult. On restoranid, toidupoed, et on kõik ühte või teistpidi meie konkurendid. Et mis puudutab spetsiifiliselt einekomplektide teenust, et me näeme seda, et päris keeruline on sellisele turu teerajale järgi jõuda. Et see on väga kapitalimahukas ja tihti ei ole ratsionaalne. Ja võib-olla teine asi, mida me näeme, on samuti see, et see äri nagu pealt vaadates tundub võib-olla tõesti lihtne, et paned porgandid kasti ja saadad kuhugi kohale, aga selle tehnoloogia ülesehitamine on võtnud päris mitmeid aastaid ja kõvasti investeeringuid. Et Martin, sa võid sellest lähemalt rääkida. Ja, et tegelikult kui me hakkamegi seda lahkama, et üks oluline komponent on näiteks sama retsepti valik, mida me nagu puudutasime ja meil tuleks seda retsepti valikut teha niimoodi, et see inimestele meeldib ja iga kord on see ka siis piisavalt uudne. Need näiteks sellest nagu 1000 retseptist iga inimene tegelikult ta tahab, ei olegi vahet, et seal oleks nagu 1 000 000 retsepti, aga sa tahad just neid retsepte, mis just sulle meeldivad ja sa tahad, et oleks ka vaheldust. Et me peame kogu aeg tegelikult jälgima, et iga nädal me ei paku kõike 1000 retsepti, me valime sealt väiksema osa just sellepärast, et me saaksimegi tellida oma nii-öelda koostööpartneritelt siis piisavates kogustes, eks ju, kõiki neid nagu aineid ja me peame ükshaaval jälgima, eks ju, et neid aineid, mis me tellime,
et neid oleks võimalikult paljudes erinevates retseptides siis kasutatud, et midagi raisku ei läheks. Ja seal on hästi palju nagu erinevaid muutujaid, eks ju, et kes me kliendid, millal nad viimati seda retsepti tegid, eks ju, kui palju selle retseptile nõudlust on, eks ju, kas see on uus ja kõiki neid asju nagu kokku pannes käsitsi on nagu päris keeruline saada sealt sellist tulemust, mis meeldib nii inimestele kui ka mis oleks nagu rahaliselt toimiks ja tagaks ka siis selle kasumlikkuse. Näiteks meie optimeerime seda toiduainete retseptide valikut siis ka tehisintellektiga näiteks, ja loomulikult siis käsitsi vaatame seda valikut üle. Aga see on lihtsalt üks näide sellest, et see tegelikult ei ole lihtsalt toidu ühest kohast teise viimine, vaid seda tuleb ka teha selliselt, et see töötab nii meie partneritele kui meie klientidele ja meile endale. 2020. aastal oli väga hea aeg sellise teenuse pakkumiseks. Kuidas on nüüd nende aastatega klientuuri käitumine ja klientuur ise muutunud ja kas on? Et tegelikult päris tore on nagu näha, et selline väga kindel ja stabiilne kliendiprofiil on nagu tekkinud, et see ei olnud loomulikult, seda oli hea nii-öelda sisse töötada, seda kontseptsiooni pandeemia ajal, aga nüüd sellest on saanud nagu paljude inimeste igapäevane standard. Et tegelikult kliendiprofiil on pigem muutunud paremaks, et nad nii-öelda kasutavad rohkem ja kasutavad pikemalt. Ja seda me näeme tegelikult kõikidel turgudel ümber maailma, et muidugi kui inimeste valikud on piiratud, et nad ei saa minna restorani või ei saa, kardavad minna toidupoodi, et nad jäävad haigeks, et siis on üks nagu reaalsus, aga nüüd ka pärast seda, et see on tegelikult väga normaalne eluosa. Kui palju teil praegu Eestis kliente on? Meil on keskmiselt tellib meie nagu teenuseid iga kuu kuskil üle 2000 inimese. Need inimesed varieeruvad, et osad tellivad seal korra kuus, osad tellivad seal neli nädalat. Aga kui me võtame nagu selle kvartali peale kokku, et siis nii-öelda proovib meie teenust seal juba ligi 5000 inimest. Ja te olete võtnud ka ambitsioonika eesmärgi ikkagi laieneda Ida-Euroopa turgudele, et kuhu teie pilgud on ennekõike praegu suunatud ja kas kuskil on juba ka miskit käima läinud? Et me oleme teel Tšehhi ja Poolasse, et me oleme tegelikult väikese piloodi juba Poolas teinud, et veendu selles, et klientide nõudlus on sarnane sellega, mida me oleme näinud Eestis ja Soomes. Ja tõepoolest nii see on, et seal on mõned väikesed mängijad turul, aga ühtegi nii-öelda riskikapitali rahal toimetavat ettevõtet ei ole. Ja nii palju, kui meie teame, siis suured konkurendid hetkel ka sinna ei vaata. Et sellel on lihtne põhjus, et maailma suurimad selle sektori ettevõtted laienevad hetkel palju suurematele turgudele ja meie jaoks me olemegi nii-öelda väikeste turgude spetsialistid, et nemad oskavad mealkit'e müüa konkurentsitihedal turul New Yorgis, Berliinis, Londonis. Aga meie oskame müüa neid Hiiumaale ja Saaremaale, et see ongi meie võib-olla selline konkurentsieelis. Aga kui nüüd sinna Tšehhi ja Poola minna, et kui palju peab seal mõtlema nagu inimeste maitse-eelistustele, et kas seal ormoja retseptid töötavad või seal tuleb nagu kedagi teist kaasata? Kohaliku superstaari. Jah, kindlasti tuleb seal kellegi kohaliku koostööd teha, et maitsed on ikkagi nagu väga lokaalsed, et kuni selle tasemeni, et Eestis suuremates riikides on ju erinevused juba nii-öelda maakonnapõhiselt, et kellele meeldib ühte sorti liha, mis tuleb mingisugusest spetsiifilisest kohast ja me oleme näinud näiteks seda, et kuidas Poola minnes anekdootlikult, kui Poola klient näeb burgeri pilti ja seal on juust nagu valesti sulanud, siis see on nende jaoks õõvastav, kuigi meie jaoks võib olla väga apetiitne. Et need on see on väga palju selliseid kohalikke detaile, aga oma nii-öelda, aga seda, et nii-öelda kohanduda kohalikule maitsele, et see ei ole tegelikult keeruline, sest jällegi
kõik need andmed, kliendid annavad meile selle informatsiooni, et mida nad tahavad süüa ja tuleb lihtsalt neid kuulata ja ongi kõik. Küsiks selle teie tehnoloogilise rakenduse kohta ka, et kuhu te 2022 panite üle 1 miljoni ja et kui kaugele te olete sellega jõudnud või kus maal, millega te praegu tegelete aktiivselt? Ja, et selle investeeringu me tegimegi selleks, et oleks võimalik meil laieneda uutele turgudele, et kogu see platvorm võimaldaks siis tehinguid teha erinevates riikides ja mitte ainult tegelikult Eestis. Clean Kitchen on ainult veebis, aga siis tegelikult uutes riikides on meil mobiiliäpp ka, et see on nagu mitme platvormi peal, et eks see tulevikus tuleb Eestisse ka. Et see oli nagu üks suur element, sest et äpi kaudu on nagu palju mugavam seda kasutada, aga väga suur töö oli ka tegelikult kogu selle andmeplatvormi loomine, et me täpselt teame, kui palju koostisosa, mis hetkel on nagu vaja ja et meil oleks väga hea ülevaade just sellest, et mis on nii-öelda inimeste nagu eelistused ja maitsed, et me suudaks automaatselt neid retsepte nii-öelda kokku valida ja optimaalse valiku teha iga nädal ja et me teaksime täpselt näiteks, et kuidas iga kliendiga ka suhelda ja kuidas neid õigeid kliente nagu leida, nii et see on nii-öelda hästi palju sellist köögi poolt, mis tegelikult inimestele isegi otse nagu silma ei paista. Ja nii-öelda see suur tulemus ongi see, et me saime Poolas omal selle piloodi tehtud, seal oli reaalselt ka nii-öelda üle 6 kuu meil oli sadu erinevaid kliente, katsetasime selle mudeli ära ja siis nii-öelda nüüd ongi nagu see valmidus, et saaksime nagu kohe siis nagu lansseerida nendel turgudel, kui see otsus on olemas. Ja teil on õnnestunud ka päris nimekate investorite raha kaasata. Mida investorid teile on soovinud või soovitanud või kui palju nemad nagu teie arengus kaasa saavad rääkida? Me hoiame kõikide oma investoritega sellist väga avatud kommunikatsiooni ja ma arvan, et nagu igas teises äris, et kui kellelgi on midagi panustada, siis on teiste kogemusest alati hea õppida, et enamik neist on ju kõik ise ettevõtjad ja kõikidel on oma häid ja halbu kogemusi võimalik jagada, et kiiremini edasi saada. Jah, ma arvan, nii on. Ma korra küsin ära ka selle, et mis teemal meil siin see üks uudis sai tehtud, et vaadates teie seda majandusaasta aruannet, siis tuli välja, et te saite sellise huvitava asja nagu kustutamise hoiatuse või midagi säärast seetõttu, et teil on see oma netovara oli negatiivne. Et mis lugu sellega on ja kuidas te mis see nagu reaalne olukord on? Et see viis, kuidas me oleme raha kaasanud, on vahetusvõlakirjade kaudu, mis on convertible note. Ja see on üleval meil kui laen, nii kaua kuni need laenud konverteeruvad kapitali. Et see on protsess, mis meil on just hetkel pooleli. Ja pärast seda, kui need laenud konverteeruvad oma kapitaliks, siis on see plussis. Et nii lihtne ongi, et lihtsalt hetkel Eesti raamatupidamistava ei võimalda seda kajastada oma kapitalina nii kaua, kuni see on registreeritud sellena. Ja nagu ikka startupide puhul, siis alguses on palju investeeringuid ja raamatupidamine näitab sellist kahjumit, aga te mainisite ka, et sel aastal tahaksite jõuda juba kasumisse. Et mis teil annab usku, et see võiks õnnestuda? No eelmise aasta tulemused on käes, et me grupi tasemel olemegi kasumlikud, et see annabki meile võimaluse laieneda uutele turgudele. Et see on nagu oluline aspekt sellest, et olekski nagu valmidus minna nagu uutele turgudele. Me peame nagu kohalikel turgudel saama asjad kõik toimima ja siis oled valmis ka nagu laienema. Et see on nagu see nii-öelda võti, et loomulikult see suur muutus oligi COVID ajal oli siis nii-öelda nagu te ise ka mainisite, loomulikult see nõudlus oli tehislikult suurem, mitte ainult meil, vaid väga paljudes nii-öelda sellest nii-öelda toidu või nagu online ärides oli hästi suur nii-öelda kiirendus ja nüüd see
kogu see nii-öelda see ekstra kasv, mis selle ajal tuli, nüüd on see kasv langenud tagasi normaalsele tasemele ja jätkub nagu samal trajektooril, eks ju, aga loomulikult selleks, et selle kasvuga toime tulla, oli vaja nagu investeerida ja me veel, investeerisime ka selleks, et laieneda veel uutele turgudele. Nüüd, kui see nagu peale Covidit see kasvukiirus nagu normaliseerus, siis tuli teha ka nagu palju muudatusi, et see kõik nagu ilusti jooksvaks ja need me oleme ilusti see aasta saanud ära teha ja nüüd on järgmine siht ongi uued turud. Et on päris palju sai õpitud selle suure kasvu käigus, eks ju, et kuidas ja mismoodi toimetada ja suuremate mahtudega hakkama saada ja see on kõik see teadmine, mida me saame laienemisel rakendada. Aga vaatame siis tuleviku poole. Et kui nüüd Poola ja Tšehhi turud on avanenud ja kõik on seal kenasti tööle läinud, et siis kuhu edasi või mis on teie selline pikemaajalisem ambitsioon või kui pikas ajaraamis te mõtlete? Või saame rääkida hoopis unistustest, et mis on siis see kõrgeim tipp, kuhu te pürgite? Jah. Selles konkreetses nagu ärisegmendis tegelikult on nii-öelda avastamata turg ja veel vähemalt 4 miljardi eest. Et me oleme hetkel tegutsemas sellisel pisikesel mikroskaalal, aga et lisaks Ida-Euroopale on Lähis-Ida ja Lõuna-Ameerika ja kõik muud veel tegelikult, kus on täielik tühimaa ja nii nagu see teenus on töötanud väga hästi meie väikestel turgudel, omade eripäradega töötab see ka seal. Nii et seda põldu on võimalik künda veel väga pikki aastaid. Ja lisaks, üks asi on, et pakkuda seda nagu teenust ja teine nagu huvitav asi, mis me oleme avastanud, on see, et inimestele meeldib ka meie kaudu erinevaid nii-öelda uusi toite ja muid asju nagu avastada, eks, et kui me lansseerisime näiteks puuviljakasti või et alkoholivabad kokteilid, et on teatud asjad, mida sa võidki lihtsalt nii-öelda tellida, mis inimestele väga meeldivad. Need plaan on ka tegelikult nagu tooteid laiendada ja teha sellist nii-öelda iganädalast nagu toidu ostmist ja palju mugavamaks ka peale nii-öelda õhtusöökida. Ma mõtlesin siis, kui te rääkisite Poolast ja Tšehhist, et miks te kõigepealt need riigid valisite laienemiseks? Miks mitte Läti, Leedu? Just. Sest et need on iga Kesk-Ida-Euroopas kõige suuremad turud. Et ühele turule laienemine on nagu enamik ettevõtjad on seda tõenäoliselt oma kogemusest need, kes on seda teinud, et on päris suur ettevõtmine ja juhul, kuna seal hetkel konkurentsi praktiliselt ei ole, et siis on mõttekam enne võtta suuremad turud ja siis väikesed. Ja, et see on ajastuse küsimus, et seal on nagu iga nii-öelda investeeritud euro eest on seal tulemus ka tegelikult parem ja mida suurem turg, seda nii-öelda paremad võimalused on ka tegelikult leida nagu investeeringuid. Kas investeerid on raske leida teie firmal? Investeerimiskliima on ju kõvasti muutunud siin viimase paari aastaga, aga ma arvan, et headesse ettevõtmistesse leiab ikka investoreid, et nagu Martin ütles, et me oleme grupi tasemel kasumlikud, me kasvame ja see on juba päris hea alus selle jaoks, et seda ettevõtmist laiendada Eestisse riikidesse. Võib-olla üleüldse natukene seda filosoofiat avada, et miks te just seda teete ja mis muutust lisaks sellele, et inimesed hakkavad kodus rohkem nagu paremat süüa tegema, et mis väärtust te veel loote oma ettevõttega? Ja meil on nagu mitu nagu olulist asja, mis ma arvan kõnetab väga palju tarbijaid, et see on tervislik, see on mugav, kohalik, see isekokkamine ja heade retseptide edukas valmistamine annab sellise hästi positiivse emotsiooni. Eestlastele vist meeldib öelda eduelamus, et see annab sellise ägeda eduelamuse ja see on nagu äri, mida on selles tore teha, et tal on väga palju nagu positiivset, et on kindlasti nagu impactful ehk madaldab CO2, toetab kohalikku
kohalikku põllumajandust ja toiduainetööstust ja see on nagu uus viis mõelda toidu ostmisest ja tarbimisest, et see on nii-öelda uus toidu ökosüsteem ja me näeme, et see on kindlasti üks väike samm sinna poole, mis kunagi saab veel olema, aga et see on nii-öelda isiklikult äärmiselt rikastav ja meeldiv äri. Et ta tõstab ka väga palju teadlikkust, et mismoodi üldse erinevatest asjadest on võimalik midagi valmistada ja mida erinevad kokamistehnikad siis, mis tulemust annavad. Ja seeläbi on tegelikult ka võimalik, kui me räägime jalajäljest või ütleme meie nii-öelda planeedi tulevikust, siis tegelikult me võime lihtsaks teha väga paljude erinevate ka taimetoitude valmistamise, et tegelikult kui hakata omast peast mõtlema, et kuidas saada nagu hea tulemus mingist uudsest koostisosast või toiduainest, see on ikka korralik töö ja seda niisama pole kellelgi võib-olla aega nagu ette võtta, aga kui me teeme selle hästi lihtsaks samm haavalt ja kui sa oled nii-öelda rahul juba selle tavalise tulemusega, mis on meie muudest retseptidest, siis sa oled palju julgemini valmis ka proovima erinevaid toite, mis on tegelikult nii-öelda kogu meie nii-öelda keskkonnale ja tervisele ka parem. Nii et see ütleme, teeb nagu seda avastamist inimestel palju lihtsamaks. Aga see ei ole väga odav lõbu, kui ausalt öelda. See kusjuures on huvitav aspekt, et küsimus on tihti ka selles, et kuidas, et mis on selle nagu võrdlusalus. Et kui me võtame selle, et me näiteks ostaksime ühe toidu, ütleme näiteks mingi pasta põhja, natukene kanalisa juurde ja siis iga päev teemegi sellest sööki, siis see on loomulikult odavam ja säästlikum. Aga kui me räägime sellest, et me tahaksimegi näiteks 5 päeva nädalas õhtusöögiks saada erinevaid kööke, et natukene Aasia kööki, natukene Itaalias, siis natukene Prantsusmaalt ja siis natukene Mehhikost näiteks, siis läheb juba see nii-öelda arvestus meie kasuks päris kähku, sest et näiteks ei pea ostma seal 500 millilitrist pudelit kalakastet, vaid me pakendame täpselt selle vajaliku koguse kaasa ja sealt nagu tuleb see vahe. See tegelikult siis sõltub sellest, et kui sa tahad vaheldusrikast toitu iga päev nagu erinevaid asju proovida, siis on tegelikult nagu see isegi säästlikum variant. Aga kui nii-öelda teha pikemalt ette näiteks mitme päeva jagu kokata ja seda süüa, siis loomulikult see ei tule enam sama välja, aga see ongi nii-öelda selline nii-öelda mugavusteenus ja samamoodi nagu, et avastada neid erinevaid nagu kööke ja maitseid ja tehnikaid, et see ongi natukene nagu erinev use case. Ma küsin viimase küsimusena. Te soovitage palun kumbki enda lemmikretsept Clean Kitcheni valikust, et mida kindlasti peaksid meie kuulajad proovima? Kanašnitsel. Vana hea. See on ja naljakal kombel on see päris populaarne. Mulle meeldib väga tegelikult lõhe en papillote, see on siis paberis küpsetatud lõhe, et kus siis nii-öelda see lõhe pandakse koos nii-öelda juurviljadega ahju küpsama ja see on siuke hästi hea maalase maitsega. No nii, Kaire, meie lähme nüüd kööki. Aitäh, Martin, ja aitäh, Karl, teile selle väikse jutuajamise eest. Palju edu Jammile uute turgude vallutamisel ja oma rakenduse väljatöötamisel. Ja aitäh ka kõikidele Ärikäigu kuulajatele. Ärikäik.